võivad kõik trenni teha nüüd suvel. Et iseenesest nad on terved inimesed. See tuleb, ei ole kroonilisi põletikke. Tundub, et nii neerul, maksaanalüüsid, põletiku näitajad, kõik on korras. Aga siin mõnedele võiks soovitada siiski lisaks võtta rauapreparaati ja D-vitamiini, et oleks selline tagatud nagu parem enesetunne ja üldine tervislik seisund oleks parem ja oleks tugevam tunne. Et selleks võiks võtta esiteks mitte ainult nüüd tableti kujul, vaid ma arvan, et eelkõige peaks reguleerima oma toitumist. Et ikkagi see, kes tahab teha suure koormusega sporti, see peab tegelikult sööma rohkem nii kaloraažilt kui siis ka ikkagi vitamiine, mineraalaineid peaks rohkem sööma. Et soovitan ka sellist mitmekülgset toitu, mitte ainult näiteks taimetoitlane olla, vaid kindlasti süüa ikkagi nii taimset kui nii juurvilju kui liha ja tõesti kaloraažilt rohkem, kui ikkagi kõva trenni teha. Kindlasti on vaja siin need, kellel on nüüd ferritiini väärtused veidi madalamad, võiks tähelepanu pöörata, et toidus oleks piisavalt rauda ja süüa rohkem natuke veiseliha, maksa, granaatõuna mahla juua. Ja pöörata tähelepanu, et oleks ikkagi toidus raud. See on hästi oluline, sest see tagab hea hemoglobiini ja siis ei väsi jooksmisel ära. Nendele inimestele, kellele meie siin oleme analüüsi teinud, see on väga sage probleem. Esiteks, Eesti inimene on hakanud hästi jälgima oma toitumist ja lülitanud sageli välja liha. Ja see on mõjutanud väga paljudel siiski seda ferritiini ja rauasisaldust organismis, sest ainult taimedest on raske saada rauda kätte nii piisavalt, et sellest jätkub. Ja seetõttu see on mõjutanud paljudele, just eriti naistel, siis hemoglobiini väärtust. Ja näeme, et on selline latentne rauapuudus on väga paljudel Eesti inimestel. Ja D-vitamiin on juba loomulikult siin põhjapoolkeral talveperioodil on madal ja seda võiks ka soovitada juurde võtta. Aga kõiki neid asju juurde ei tohi niisama süüa pidevalt, vaid neid peaks ikkagi teadma, milline on veres nende ainete sisaldus. Tegelikult on mõistlik määrata, enne kui kuude kaupa mingeid vitamiine süüa. Ma arvan, et sõltuvad sellest, kui palju ta nagu sporti teeb ja kuidas ta ennast tunneb. Et kui ta tunneb hästi, siis võib-olla isegi piisab kord aastas. Kui tekivad mingid tervise, mingid kaebused, väsimustunne, siis võib ju teha rohkem sagedamini. Et siit tulevad välja just sellised võib-olla mõned asjad, et kui inimene on väsinud ja tunneb, et ta ei jaksa enam joosta ja sporti teha, et siis võiks selle analüüsi teha. Ja kui siit tuleb välja, et võib-olla mingi muu probleemiga tegemist, et siis me saame ka soovitada, et minna kas perearsti poole pöörduda või mõne erialaarsti poole. Ja kui on see ülepäeva võtta näiteks? Juba tunnet on mingi haigus, siis me soovitame ikkagi minna ja pöörduda oma perearsti poole või erialaspetsialisti poole. Et ega meie siin ei ravi, me anname lihtsalt nagu nõu. D-vitamiin on 30 mikromoliliitrit, siis tuleb võtta 75 mikrogrammi juurde. See tähendab 3000 toimeühikut. Niisama huppi seda D-vitamiini hästi palju juurde võtta. Nüüd saab internetipõhiselt osta ka 5000 toimeühikuga kapsleid. Ja niimoodi süüdimatult lihtsalt süüa ei tohi, et võib tekkida ka toksiline toime on D-vitamiinil olemas ja see on suhteliselt sarnane selle puudulikkuse toimega. Ei ole hea. Ja kui on pidevalt võtate liiga palju D-vitamiini, siis ta kuhjub organismis. Ja nüüd viimased andmed on Taani Kopenhaageni teadlastelt ülikoolist, kes on ütelnud juba, et üle 100 ühiku, kui on pidevalt, et siis see mõjub halvasti südame-vereringele ja võib tekitada siis enneaegseid surmasid, et nad olid teinud mingi uuringu 250 000 inimese peal ja uurinud neid surmasid, et inimesed, kellel olid üle 100 ühiku, siis on nagu ohustatud ka kardiovaskulaarsete haiguste nagu põdemise on soodustatud. Ja siin peab olema toitumine korras, et pigem vaadake,
pöörake tähelepanu oma toitumisele ja peab nagu mitmekesiselt sööma ja rohkem tõesti, et kui ikkagi maratone joosta ja niisugust vastupidavusspordiala teha, siis tuleb hästi korralikult süüa. Sest muidu see hemoglobiin tõesti võib veel langeda. Sest kui te jooksete siin maratone ja iga päev pikki maid, siis tegelikult teil on rauapuudus suurem, on kaltsiumi, magneesiumi vajadus suurem. Ja et kui jooksete ikka pidevalt, siis on selliste mikroelementide ja vitamiinide vajadus suurem. Ja seetõttu toit peab olema mitmekesine ja sisaldama kõiki neid aineid. Ja rohkem peaks sööma ka, nagu kaloraaž on ka ikkagi suurem. Jah, osadel inimestel on tõesti, et on nagu osadel tal on nagu loomulikult kogu aeg madalam ja inimene elabki sellega. Ettemääratus siiski on, et osadel on väga kerge seda hemoglobiini tõsta ja osadel inimestel ei ole millegipärast ja just naistel. Tõenäoliselt siin on see menstratsiooni ja need määravad selle raudselt ära. Just see rauakadu on ikka selle kaudu. Ja siis peab nagu lihtsalt tagasi sööma selle. Ja nii kui ei söö tagasi, siis on kohe hemoglobiin jälle mõjutatud. See on kindel. Ja joostes ka veel füüsilise koormusega ka on rauakadu suurem. Ja kui on meil hemoglobiin madal, siis ei jaksa joosta ja nii on see nagu suletud ring.